Tere kõik head sõbrad, kolleegid, kaaslased. Suur aitäh teile, et te võtsite aega ja tulite siia, et tähistada ühe õpiku ilmumist. Rakubioloogia. Selle raamatu mõte on mind saatnud 30 aastat. 30 aastat tagasi me tegime Tartu Ülikoolis rakubioloogia õppetooli. Me tegime rakubioloogia õppetooli. Nüüd muidugi see ei tööta, siis kui teda vaja on. Enne töötas väga hästi, aga see on tavaline värk. Ja muidugi on IT-mees on läinud sel ajal, kui teda vaja on. Nii, aga millega ma nüüd edasi lükkan? Väga hea. Lähme tagasi. 30 aastat. 30 aastat tagasi, nagu ma ütlesin, me tegime rakubioloogia õppetooli. Te näete siin, me nägime natuke teistmoodi välja. Seal minu kõrval on Sulev. Ma ütlen, et te ikka aru saaksite, et see on Sulev. Siis siin sama pildi peal on veel mitmed inimesed, kes selle õpikuga täna ka seotud on. Sulevi kõrval on tulevane professor Arnold Kristjuhan, epigeneetika professor. Siis ta küll tegi tööd, et oma esimene artikkel valmis saada, mis ilmus 1995 aeglas European Journal of Biochemistry. Siis on meil siin Rein Sikkut, dotsent, kes oli väga tänuväärne toimetaja meil nüüd selles õpikus ja ka algsete ideede juures väga palju panustas. Ja siis on Liilian Kadaja Saarepuu, kellel siis silmad kinni on, kes on praegu siis rakubioloogia kaasprofessor ja ka on sellesse raamatusse oma tekstid pannud. Ja Arnold oli mu esimene doktorant, Liilian ja Arvi Jõers olid järgmised doktorandid ja siis tuli neid ikka veel. 30 aastat. Nüüd, kohe kui me selle õppetooli kokku panime, siis ma mõtlesin, et üks selle õppetooli ülesanne on jõuda oma eriala eestikeelse õpperaamatuni. Mulle tundus alguses saadik see mõte nii tähtis ja ega tegelikult võib-olla nüüd viimastel aastatel vähem, aga kogu aeg oleme me pidanud ka ikkagi rääkima sellest, milleks ikkagi eestikeelset teksti vaja on, sest inglise keeles on ju olemas need paksud Alberts ja Lodish ja Lewin ja kõik need on olemas, et kas on seda vaja või ei ole. Eesti keel on nii ilus keel, eesti keel on meie kõigi emakeel, eesti keeles peab olema võimalik kõike väljendada, kaasa arvatud kõige keerulisemad teaduslikud kontseptsioonid, rääkida sellest, millest anti või antakse nüüd oktoobris järgmine Nobeli preemia ja kõik muu selline. Need argumendid me panime Suleviga ühte artiklisse kokku. Peep Nemvalts, kes on ka siin, on teinud sellise kogumiku Eesti teaduskeel keelterikas teadusmaailmas ja seal me kirjutasime, miks me arvame, et on eestikeelset rakubioloogia õpikut vaja. Nüüd nende keele ilu, tähtsuse ja funktsionaalsuse juures on tegelikult üks asi, mis ma tahaksin siin siiski argumendina veel rõhutada ja see läheb tagasi filosoofi Johann Gottfried Herderi juurde. Herder oli Immanuel Kanti õpilane ja ta töötas 5 aastat Riias ja selle tõttu on ta nimi siin Johann Gottfried Herders, sest see on ausammas, kui te satute Riia toomkirikusse, siis Riia toomkiriku juures on tema ausammas. Ja Herder oli üks esimesi, kes avaldas mõtet, et see, kuidas me mõtleme, sõltub meie emakeelest. Meie erinevad emakeeled annavad meile erinevad mõttemaailmad ja mõtlemisviisid. Ja kujutage ette, kui me teadust teeksime ainult ühes keeles, teeksime inglise keeles, siis me ju lõikaksime ära tohutu palju võimalusi, variatsioone, uusi originaalseid ideid tegelikult teadusmaailmast. Ja mulle see mõte on alati meeldinud, et ka see on põhjus, miks tuleb eestikeelseid tekste kirjutada, miks peab rääkima
nii palju kui võimalik teadusest ka eesti keeles. Esimese katse ma tegin üksi. Esimese katse kirjutada selline õpik tegin, kui näete, 1999, 248 lehekülge, ilma oma kirjastus andis selle välja, pealkirjal molekulaarne rakubioloogia ja siis oli mul selge, et üksi saa enam kaugemale ei jõua. Molekulaarne rakubioloogia tegelikult see on ainult geeni ekspressiooni vaade, geeni ekspressiooni tasemete vaade raku elule, see moodustab rakubioloogiast hästi kitsa lõigu. Ja ma sain aru, et neid teisi lõike ma sellise sügavusega üksi ei suuda kunagi katta. Ja edasine käis ainult koostöö tekitamine, uute partnerite leidmine, kaasamõtlejate leidmine. Ehk meie raamatus on ka moto, see moto on seal umbes 3. leheküljel, kui te vaatate, Nemo solus saatis saapit. Üksi ei tea keegi kõike, üksi ei tea kõike keegi. See iseloomustab kõigepealt seda, et meil õpikus lõppkokkuvõttes on 31 erinevat autorit, nii et mina ja Sulev oleme siin ainult organisaatorid, organiseerimise võlu ja alu ka, aga 31 tekstide autorit, lisaks sellele on meil palju originaalfotosid seal, neid autoreid on 37, 14 jooniste autorit on meil, nii et see on kokku siis 82 inimest, kes otseselt on raamatus kirjas ja kui me liidame neile juurde veel retsensendid, toimetajad, ülikooli kirjastuse lahked töötajad, keeletoe inimesed, tehnilised abistajad, paljud kolleegid, kelle käest me pärisime, kuidas seda või teist asja öelda ja kuidas füüsikas see on või kuidas keemias see on, siis ausalt öelda, et selle raamatuga oli tegelemas peaaegu 100 inimest. Ma arvan, et see on selline pretsedendi loomine, tegelikult see on tõesti selline kollektiivi töö ühest küljest, teisest küljest ta näitab seda, milleks täna 21. sajandi esimeses veerandis Eesti rakubioloogia ja sellega külgnevad alad, histoloogia, arengubioloogia ja muud, milleks me kõik võimelised oleme. Ja seda on päris palju, milleks me võimelised oleme. On 5 inimest, keda enam meie hulgas ei ole, kelle panus on siin raamatus olemas. Inimene ei kao mitte kuskile, kui on teised, kes nende peale mõtlevad, nendest räägivad, neid mäletavad ja kõik need 5 inimest on need, keda me mäletame, räägime ja selle tõttu on nad meie jaoks olemas. Tiit Alpsepp on panustanud piltidega, Jüri Kärdner, väga hea elektromikroskopist, Sulev näitab paar ilusat pilti. Mart Viikma oli hästi nõudlik toimetaja, mitte aegalt, päris palju sai temaga vaielda ka. Ain Heinaru oli mees, kes ütles, kuule poisid, tee selle raamatuga küll hakkama ei saa. Nii palju autoreid ja selline lai teema ja tee seda küll ei suuda teha. Ja arvas, tükk aega arvas ja lõpuks ühel hetkel ütles, kuule, ma tahaks ka midagi kirjutada. Siis oli selge, et ta täie uskume, tõepoolest see hakkabki tema artikliga rakkude tekkest ja kuidas rakud jaotuvad ja eukaryootidest prokaryootidest on Aini kirjutis. Ja Viia Kõiv ka, kes on panustanud illustratsioonidega, fotodega. Aitäh teile, me mõtleme teie peale. Selle raamatu hind, vähemalt täna kirjastuse hinnaga siit ostes, on 45 €. See on võimalik ainult tänu sellele, et me saime terve hulga toetajaid, rahalisi toetajaid. Selle kaane hind oleks olnud palju suurem ja me lihtsalt käisime ja küsisime ja kõik toetajad olid valmis seda toetama selle argumendiga, et siis on ta odavam, siis saab rohkem üliõpilasi, õpetajaid, õpilasi seda raamatut endale ka lubada. Ja selle tõttu me oleme väga tänulikud kõikidele sponsoritele. Me jõuame nende juurde veel tagasi ka täna. Tartu Ülikool loodustäppisteaduste valdkond, Molekulaarrakubioloogia instituut, Genoomika instituut, Icosageen, Solis Biotüün, Quantum Eesti ja muidugi Eesti Haridus-
ja Teadusministeerium. Aitäh teile kõigile. Mida me täna siin teeme? Me lihtsalt läbi mõne inimese teeme ennast selle raamatuga natuke tuttavamaks ja pärast seda joome natuke veini, näitame raamatuid, kirjastus müüb neid siin ja tunneme ennast hästi siin täna koha peal. Kõigepealt, meil on täna palju inimesi täna, aga kõigepealt annan ma sõna mehele, ilma kelleta seda raamatut ei oleks. Mina võisin 30 aastat mõelda, aga ilma selle meheta oleks ma veel 30 aastat mõtlema jäänud. See on Sulev Kuuse. Sulev, kui ma mõtlen sinu peale, siis sina oled nagu see lõimelõngad. Tead, kui Anu Raud hakkab vaipa tegema, siis ta paneb kõigepealt need lõimelõngad paika, eks ole. See on see, mis moodustab selle struktuuri, seob kõike oma vahel ja sinna peale hakkab ta siis kooma oma ilusaid käpikuid ja kirikuid ja piipu ja mis tal seal vaipade peal kõik on. Ja võt, sina, Sulev, oled täpselt selline lõimelõngade mees. Mitte ainult selle raamatu juures, vaid üldse rohkemalt ka. Aga palun. Tere kõigile, kellel pole veel tere öelnud täna. Neid on nii palju ja jube hea on ikka alguses seal ukse juures me Toivoga olime. Ei jõua kõiki ära tervitada, kallistada. Et see saal on täitsa rahvast täis, nagu me konverentsi ajal siin talvel või mingil muul ajal. Nii et selles mõttes super. Aga räägime siis raamatust ka natuke. Siin, eks ma põimin sisse muid jutte ka veel raamatu tegemisega seoses, aga raamat on nüüd täitsa ilusti valmis ja aega võttis ikka see asi päris oma jagu. Aga enne kui aja juurde lähme, siis raamatu sisukorrast natuke paar pilti. No ikka need ei taha ka hästi näidata, nii nagu ikka on. Oota, annan. Siin ära. No, see näitab natuke parem. Ühesõnaga 17 peatükki. Kõik on, õigemini peatükid siiani, aga siin on veel kasutatud materjalid, aineregister ja nimeregister. Aga nagu näete, osade peatükkide juures on palju tegijaid, osade juures vähem. Ja mulle tundub, et me suutsime nende peatükkide tegemisel kaasata ikkagi Eesti antud hetke kõige parimad tegijad. Et siin on nii rakubioloogia õpetajaid, õppejõude kui on ka teadlasi. Ja mul on selle juures just ongi kõige suurem hea meel sellest, et me saime kokku ikkagi 31 inimest, kes kirjutas seda raamatut. Ja küll, mõnega oli raske, et kirjutama saada. Mõnega oli natuke lihtsam, mõni ütles, et kas ma ise võin kirjutada. Nii et eks oli igat, aga see on nüüd üks asi. Teine asi on selle juures, et me saime kokku mitte ainult bioloogid siia kirjutama, vaid meie raamatus on arstid. Meie raamatus on, kes meil veel siin on, keemikuid. Nii et meil on siin päris lai pilt. Ja ma arvan, et see on ka üks põhjus, mis annab selle raamatule oma väärtuse. Lisaks sellele, et on meie oma eestlaste Eesti rakubioloogia, mis lähtub loomulikult üldisest teadmisest. Aga just see, et me saime niivõrd mitmete erialade inimesed siia kirjutama, et see rikastab meie raamatut kindlasti väga palju. Nii, lähme edasi. Natuke nüüd võib-olla ajaloost paar sõna, et 2013 me alustasime eeltöödega, et üldse eestikeelsete kõrgkooli õpikute rahastamises osa võtta ja jaanuaris 2014 siis tehti meie eeltöö peale, seal me kirjutasime väiksed peatükid, lühikokkuvõtted nagu peatükkidest. Ja et siis anti meile raha selle peale. Ja siis asi lõppes mitte küll 2017, vaid lõppes 2018, järgmine, näete siin. Ja see raamat oli e-kujul ja oli päris kopsakas, arvutis ei saa aru, kui kopsakas ta on, aga päris suur ja korralik. Aga siis meil oli natuke aega pausi, mõtlesime, mida teha. See mõte, et raamat ikkagi paberkujul välja anda, see oli algusest peale olemas ja siis peale seda nüüd oleme 3 aastat sisuliselt tööd teinud kuni tänase momendini, mitte hea küll mitte augustikuuni võib-olla, tegelikult ikka augustikuus, kui ta trükikotta läks, enne seda oli hullumene tegemine veel, kui me tegime indeksi. No see indeks tahtis meid ära tappa ikka tegelikult, see oli ikka väga hull. Indeksis on, nagu te näete siin, aineregistris on 4000 nimetust.
viimane rida, nüüd see teine punkt ka. Viimane rida all 4000 nimetust, natuke rohkem kui 4000. Nii et ühesõnaga päris palju ja autoriregistris on 369 nime, et see on täiesti muljetavaldav. Muljetavaldav on ka minu meelest selle õpiku arv, aitäh, ometi üks töötab. Kus see vajutama peab siin? Õpi. See parem ei ole. No natuke on parem. 996 joonist. See on ka minu meelest selline arv, et raamat on 1100 lehekülge, natuke 1200, et pea igal leheküljel on vähemalt üks joonis. Ja mul on tegelikult väga hea meel, et me saime siia nende jooniste tegemise juurde nii palju autoreid. Lisaks meie teadlastele saime ka Pallase kunstikooli, kõrgema kunstikooli Pallase inimesi tööle. Ma ei tea, kas siin kedagi on, ma enne ei näinud. On keegi Pallasel siin? Nad lubasid tulla, aga ma ei näe. Nii et saime täitsa eriala välised inimesed, kes joonistasid pilte ja nendega oli küll vaidlemist natukene mõne asja juures, aga me lõpuks saime minu meelest päris head pildid kokku. Ja üks asi veel, millele ma tahaks tähelepanu rõhutada, on just see fototulk, mis raamatus on. Ja neist 4,5 fotost üle 200 on originaalfotod, meie Eesti enda inimeste tehtud ja 37 autorit. Nii et see minu meelest teeb see raamatu ka oma ette väärtuslikuks. Ja sellest peab rääkima päris kõvasti kohe. Nii, ja ma näitan küll mõned pildid. Ma ei hakka mingid peatükkide sissejuhatust siin tegema, aga ma mõned pildid panin siia, mida me oleme teinud meie varustusega, meie tümri varustusega ja teiste kohtade varustusega ka. See on nüüd Eevi Padu ja minu pilt Eevi alustas ja mina lõpetasin, tegin pildi nii, aga ühesõnaga õhulõhe. Ja selliseid pilte on raamatus teisigi ja näete üks järgmine pilt. Heiti Paves. Heiti, ma näen sind, ei näe. Heiti on taga. Heiti pilte me kasutasime ka raamatus õige mitmeid. Heiti ütles küll, et pane kaane pilt ka minu oma. Aga siis millegi pärast valisime välja teise pildi, nii et aga järgmisele väljaandele paneme sinu pildi. Ja no võt juba selliste piltide pärast peab sellist raamatut välja andma. Ja meil on siin tekkinud vahepeal selline ketserilt mõte, et äkki teha teaduskunstis üks selline raamat kunagi. Vaatame, kas saab asja meist. Et võib-olla teeme sellist asja. Tere, Pärt! Nii et see on selles mõttes, vaadake, ilus pilt. No see on kunst ju tegelikult. Ja mis sellise kunsti juurde on viga kirjutada tekst? Läheme natuke varasema kunsti juurde. Need on Jüri Kärneri pildid lüsosoomidest. Jüri Kärner lüsosoomid, erinevad lüsosoomid, arengustaadiumid, erinevaid sisaldisi sisaldavad lüsosoomid. Tõesti sellist mikroskopist, nagu Jüri Kärner andis otsida ja omal ajal ei olnudki teist sellist, aga tal on ka järglasi. See on Kärt Padari pilt, Kärt on siin kirjas. Ja see on meil, kui me tuumast kirjutame, Sulevinger kirjutas tuumast, siis tuuma peatüki juures on selline ilus pilt, kus on näha tuum ja tuuma kaksikmembraan ilusti on näha. Nii et need pildid on see, millest tasub ka raamatu juures rääkida ja mida peab uurima ja vaatama. No mõni näide veel, see on ka üks Kärdi pilt. Kärdi pilt ja siin on üks protsess toimub raku pinnal, mis te arvate, mis asi see võiks olla? Kas see on endotsükloos või eksotükloos? Läheb raku sisse või tuleb rakust välja? Välja, jah. Ja siin all on üks teine pilt, see on Sulevi tehtud pilt ja Sulevingerpuu tehtud pilt ja see on üks fagotsütoosi rakk, fagotsüteeriv rakk, eosinofiil ja näete siin eosinofiili sees on bakter. Täiesti haruldane tabamus. Elektronmikroskoobist, kus saada pilti kätte, on niigi raske ja selline ilus pilt saada. See on omaette saavutus. Ja siin ma peangi ütlema, et toivotas meid 82 inimest selle raamatu juures. Aga tegelikult on neid inimesi üle 100 kaugel. Ja ühed inimesed näiteks, kes seda pilti aitasid teha, on kindlasti Herbert Saarma. Ümpis oli meil fotograaf. Tänu temale need pildid said ja see ongi tema pildistatud fotoplaadile tehtud, klaasplaadile tehtud pilt eosinofiilist. Neid elektronmikroskoobi pilte poleks olnud, kui Malkure poleks näiteks olnud meil, kes lõikas neid preparaate ja tegi. Nii et see arv on kaugelt üle 100, kes meid aitasid selle raamatu juures. Üks omaette tore koht oli selles raamatus, kui me rääkisime keemikutega, see on Tarja Lõvõgina pilt, aga Ago Rinkeniga me alguses rääkisime, Ago olid siin.
Ja Ago ütles, et ei, ma üksinda ei tee, et ma võtan endale kaks inimest appi, Darja ja Olga. Ja need pildid on, esiteks nad on, keemik on teinud selle, aga need on bioloogile arusaadav. See ongi minu eest oluline, ma küll siit võib-olla ei ole arusaadav veel, aga kui teksti juurde loete, siis saate aru. See oli väike mööndus. Nii et ühesõnaga, see on omaette väärtus, et meil tegid raamatul kaasa tööd keemikud. Meil tegid raamatul kaasa tööd arstid. See on üks arstide pilt, Maire teinud, Maire oli siin, ma nägin enne Mairet, jah, tere. Pärt Peterson, Raivo Uibo ja Kalle Kisand tegid immunoloogia osa raamatule. Immunoloogiat on olnud küll ka rakubioloogia nendes välismaistes õpikutes, aga minu meelest siin meie peatüki juures nad lähenesid asjale just nagu arst kui bioloog. Ühesõnaga, ta võttis bioloogi vaate, püüdis bioloogi vaatele juurde saada. Ma arvan, et sai päris hästi, sest Pärt on ju osaliselt bioloog ka. Nii et, aga pildid on fantastilised. Nii, nüüd ta mõtleb jälle midagi, see arvutab. Edasi ei taha minna, läks. Arstidest oli meil kaasas Andres Arend. Andres kahjuks täna tulla, et ta on lõud paistud, ei taha arstid ja ei taha kunagi arstid. Et Andresse pildid oli super, need vasakul pool ongi Andresse pildid ja see kude, mis ei pea näha on, see on raskude, valge raskude ja all on pruun raskude. Me panime lihtsalt kaks erinevat pilti, et kui palju me teame, et see raskukoer, et need valge raskukoer on olemas, aga tegelikult pruun raskude ja siin kõrval on üks tomografi pilt, praegu on näha, et pruun raskude organismid on tiimid. Aga siin, kui me ütles, et raamat 30 aastat on selle mõte olnud, aga näete, siin ma kasutasin ühte pilti, mis on, kui me üliõpilane tegin selle pildi osteoplastit, see on osteoplastit, närib luukude. Kalju Põldvere omal ajal mind õpetas, kuidas teha histoloogilise lõike ja see oli ülikooli ajal, et ülikooli lõpus ma tegin. Ja see on kiire kolju ja see on näha. Nii et mitte ma enda pildil ei tahtnud rõhutada praegust, aga ma tahtsin öelda, et selline teine lähenemine, histoloogi lähenemine arengubioloogiale oli väga põnev ja väga huvitav. Ja Andresega me vaidlesime ka palju, et kuidas seda asja öelda, aga Andres ütles, ei, arstid ütlevad nii, olgu nii. Aga mõnda asja me suutsime ikka teha nii, nagu bioloogid ka teevad. Siia ma panin mõra üles need inimesed, kes on teinud joonised meil raamatust ja nende nimed ja fotode autorid, kes need fotode autorid olid, aga enne oli juttu ka, et kirjastus, ilma kirjastuseta poleks mitte midagi suutnud teha. Nõuandjad oli tõesti meil palju, kui me küsime füüsikute käest nõu, filoloogide käest, kõiki suguste inimeste käest. Kolleegid, kaasalööjad, kaasaelajad, see tähendab, et kõik, ausalt öelda, ma võiks öelda, mulle tundus küll vahepeal, et terve instituudi rahvas, kui ma nägin koridori peal, ma sellise halli pilguga läksin, siis küsis, et kui kaugel sa oled jõudnud. Et selles mõttes oli äge. Pered, lapsed, lapselapsed, nii et eks nendel oli ka see raamat. Sõbrad, tuttavad, kõik on tegelikult meid ju kaasa aidanud, meile kaasa aidanud, et see raamat saaks ilmuda. Ja siia ma panin ühe sellise slaidi veel uuesti, see, mis alguses oli. Ma tahtsin mõnda asja võib-olla rõhutada siin. Siin on kõik need inimesed, kes kirjutasid seda raamatut, aga kui siit nüüd neid nimesid võtta, no Ain oli üks kuju, kes ütles esiteks, et sellist raamatut on vaja. Aga teiseks ütles, nagu Toivo ütles, et mitte kunagi ta seda ära ei kirjuta. Kui ta kuulis, et meil on 31 autorit, siis pole võimalik, et ta seda kirjutab. Te lähete enne 3 korda, mitte 3 korda, 10 korda kaklema, kui te saate seda raamatu ära tehtud. Aga saime. Nii et selles mõttes see on, Aini poolt oli natuke ennatlik nii öelda, aga nagu Toivo ütles enne ka, et Ain võttis siiski kätte ja kirjutas ka rakkude maailmast natuke juurde, mis oli tegelikult päris hea siia meie raamatul. Lähme edasi, Sulev Ingerpuur. 12% raamatu mahust on tema. See on, raamat on 1800 lehekülge, või 1200, vabandust, 200 lehekülge, 170 või natuke peale oli Sulevi kirjutatud. Selles mõttes oli Sulev koos Eevi Paduga. Sulev on siin. Jah, olemas. Eevi kahjuks täna ei saanud tulla, ta ütles, et ta peab olema kodus, ta ei julge tulla praegust välja. Aga Eevi oli teine, 12% autor. Ja just minu meelest oligi meie raamatu juures väga hea see, et siin on väga suur osa, üle 170 lehekülje, on taime rakubioloogia. Me tavaliselt lähtume sellest, et kui me räägime rakust, siis räägime eukaryotsest rakust
No ja küll mõnikord räägime pärmist ka, sahharamüütses võib ka rakk olla. Aga tavaliselt räägime eukarjootsist kõrgema organismi rakust. Ja just, et taimerakku on nii põhjalikult käsitletud, minu meelest see on suurepärane selle raamatu juures. Siis Darja, Olga ja Ago, just ma tahan rõhutada teie neid haruldaselt kihvte pilte ja just see keemiku vaatepunkt asjadel. Rakutsükli ja meioosi kirjutasid Mardo Kõivumägi, Mart Loog, neid kumbagi vist Mardot ei ole ka siin. Ja? Mardo vist on väljas Eestist minu meelest ja Mart ütles ka, ta ei saa tulla täna. Nende minu meelest väga suur osa on nende töös on see, et nad on rääkinud just samast pagaripärmist ja nagu teinud rakubioloogia mõtet või mõistet laiemaks natuke. Nad räägivad rakutsüklist, muidugi saab ju paralleele tõmmata kõrgem eukarjootse organismiga, aga just see, et nad on sahharamüütsese peal seda tööd teinud ja kirjutanud valdavalt selle peal, siis minu meelest see rikastab meie raamatut ka. Arengubioloogia. No Tambeti külle vastu ikka annab ka panna. Ta on nii palju kirjutanud kui Sulev ja Eevi. 8% rakumahust on sinu oma. Sama palju kui Andres Arendil, aga Katrin Ruisu pildid, jälle superpildid, need on nüüd kõik originaalpildid. Seal pole mitte midagi öelda. Tambet siis tegi ise ka. Me üritasime küll siin vahepeal ka kaasata teisi inimesi neid jooniseid tegema, aga ikka lootusetult raske. Kui sa pead ikka närvisüsteemis kuskil ajukoores mingit signaali ülekonnet joonistama, siis erialasse mitte puutuv inimene, no ta ei saa sellega hakkama. Ja Tambet võttis ja Katrin võtsid selle ise kätte, tegid ära. Nii et superpildid, vaadake neid pilte kindlasti. Siis ma mõned peatükid nüüd jätan vahele, sellest võime pärast eraldi rääkida, aga siis ma võtaks selle viimase peatüki rakubioloogia meetodi. GMO-de kohta ka, Hannes ja Kristiina. Hannes ja Kristiina just rääkisid seal geneetiliselt muundatud organismide osas taimerakust ja pärmirakust ja teistest organismidest. Mina keskendusin rohkem loomarakule, nii et see rikastas ka kindlasti seda peatükki olulisel määral. Aga kui nüüd lähme edasi viimase peatüki juurde, siis minu meelest otseselt neid füüsikuid punti kaasatud ei olnud. Aga Tiima pildid, joonised, tema käsitlus valgusmikroskoopiast, no see oli ehtne füüsiku töö. Tähendab, kuidas ta neid asju selgitas, see oli minu meelest nii ideaalne, et Tiima on siin. Tiima ütles, ta vist on lastega olemas. Kus sa seda füüsikat õppinud oled? Kus sa oled füüsikat õppinud nii hästi? Väga hea. Vaata, on mõni hea kool ka, kes õpitab. Nii et minu meelest me alguses mõtlesime, et ei tea, kas panna üldse raamatusse seda metoodikate või nii-öelda metoodikate osa. Aga kui Tiima kirjutas oma osa ära, siis me vaatasime, et ei ole mitte midagi teha, et siis me kirjutasime sinna elektromikroskoopia juurde, siis Osamu kirjutas meil sinna juurde elusraku live imagingi süsteemi, rääkis sellest. Nii et tänu Tiima algusele me saime selle peatüki päris kopsakaks ja täitsa heaks, ma ütleks seda. Nii et Osamu ma mainisin ka ära ja loomulikult Aavo Valdur Mikkelsaar. Ma ei saa Aavost mööda, sellepärast Aavo ütles, et kromosoomid, see on imelihtne. Nii et seal pole mitte midagi. Aga pärast ta kirjutas 100 lehekülge juttu mulle, sest ma pidin pool ära kärpima, aga mitte midagi pole teha. Muidu oleks raamat on veel paksem. Nii, ja vaat siin ma tahakski nüüd öelda, et üks asi, mis selle raamatu juures on veel tähtis. Me võtame, et me oleme õpetajad, aga meil on olnud õpetaja ja meie õpilased on ju meie oleme oma õpilaste õpetajad. Ja minu meelest selle raamatu juures ongi oluline see, et kui mina Tambetile, kus sa Tambet oled, õpetasin sulle arengubioloogiat. No võt, nii et minu õpilane Tambet kirjutas suure osa raamatust. Minu õpetajad olid Aine Einar ja teised siin. Nii et selles mõttes see on selline aegadeülene raamat, ma ütleks 3 põlvkonda on täiesti selgelt haaratud siia raamatusse. Uuesti selle Titus Maccius Plautuse tsitaadi juurde, et üksi ei ole mitte keegi üksi olemist väärt või seda võib tõlkida erinevalt, aga põhiline on see, et üks inimene ei suuda seda, mida suudab seltskond koos teha. Koostöö on minu meelest see raamatu juures on kõige tähtsam ja seda koostööd ma arvan, et jagub edaspidiseks ka ja me suudame jätkata sel kursil. Nii, viimane pilt ka. Kõik Eesti paremini varustatud raamatupoed juba müüvad meie raamatut. Vasakul on Rahvaraamat, paremal on Apollo, nii et ma soovitan muidugi osta kindlasti tänasid raamatut, aga lihtsalt oma tuttavatele võite öelda, et nendest raamatupoodidest saab ka raamat.
Nii, suur tänu. Aitäh, Sulev. Kui me mõtlesime selle raamatu peale, kuidas me teeme teda ja miks me teda teeme, siis üks asi, mida me kaalusime, oli ka tõlkida olemasolevaid ingliskeelseid õpikuid. Eestis on täitsa mitu päris head inimese füsioloogia on tõlgitud ja biokeemia ja üht-teist veel, et oleks olnud üks variant. Ja siis me hakkasime vaatama neid suuri pakse ingliskeelseid õpikuid ja ühegi sisukord meid ei rahuldanud. Sest nad sisaldasid ühte osa sellest, mida me kujutasime ette, mis peaks olema rakubioloogia. Oli molekulaarne rakubioloogia, seda on palju, Lodis ja Alberts ja teised ka. On eraldi arengubioloogia õpik, on eraldi geneetikaõpikud ja muud asjad, aga tegelikult rakkude peal koonduvad need kõik kokku. Ja see oli argument, miks me tahtsime tõesti teha siis need oma sisukorraga, oma seltskonnaga ja võtta need kõik kokku. Ega see muide ei ole täiesti juhuslik, et arengubioloogiat, eriti rakubioloogia õpikutes ei ole. Nimelt, rakubioloogia on 20. sajandil on põhiliselt molekulaarne rakubioloogia ja arengubioloogia tekitab ainult peavalu sellele molekulaarsele lähenemisele. Ja mida aeg edasi, seda rohkem peavalu ta tekitab. Vastupidi ka muidugi. Selle tõttu ma just me leidsime, et panna need kokku ühtede kaante vahel, las nad natuke diskuteerivad teineteisega seal ja võib-olla tuleb sellest midagi kasulikku välja. No igal juhul selle sissejuhatusega ma annan sõna Tambet Tõnissoole, kes selle arengubioloogia osa meil kirjutas ja Tambet natuke annab teile aimu siis sellest kirjutamisest ja sellest sisust. Palun, Tambet. No nii, tere päevast, austatud kuulajad. Mina olen siis see isik, kes tekitab peavalu, kui te seda rakubioloogia õpikut loete. Aga tegelikult on tõesti võib-olla õigustatud küsimus, et miks arengubioloogia, rakubioloogia õpikus. Kui ma selle peale mõtlen, et seda kuidagi lihtsustatuna selgitada, siis kui te mõtlete lihtsate nii-öelda rakukultuuri katsete peale, kus lihtsates kahedimensionaalsetes nii-öelda keskkonnas kasvavad rakud, enamasti ühekihiliselt, neil on lihtsalt kontrollitud tingimused, neid on lihtne manipuleerida. Kui nüüd võtame need rakud piltlikult, paneme elavasse organismi, siis see pilt muutub totaalselt. Meil on kolmedimensionaalsed struktuurid, meil on rakkudel pidevalt muutuv keskkond, nii-öelda mikrokeskkond, erinevad repelatiivsed, atraktiivsed signaalid, lubavad signaalid, rakk-rakk interaktsioonid, rakk-ekstratsellulaarne maatriks interaktsioonid. Et tohutu virvarr. Ja kuidas seda asja nüüd paremini selgitada või uurida, küsida erinevaid rakubioloogilisi küsimusi, siis selleks tulevad appi tegelikult arengubioloogid oma mudelitega. Ehk siis arengubioloogia aitab nii-öelda süsteemsemalt, komplekssemalt rakubioloogilisi küsimusi lahendada. Kui me vaatame seda nii-öelda alguspunkti, mille meie enda elutsükkel alguses saab, siis kõik me oleme kunagi tekkinud meie ema munajuhas sellises niiskes soojas keskkonnas, kus saavad kokku lõplikult kapatsiteerunud sperm ja veel nii-öelda plokis olev sekundaarne ootsüüt. Ja nüüd toimub midagi äärmiselt müstilist, sest sperm, kui ta on viljastumise käigus sattunud munarakku, käivitab sündmuste ahela, mis viib lõpuks selleni, et seesama viljastatud munarakk muutub sügoodiks ja sügoot hakkab jagunema ja toimub esimene mitootiline jagunemine. Ja nüüd järgneb terve rida sündmusi,
mis on äärmiselt keeruliselt, kompleksselt reguleeritud. Siin on suur roll ka juhusel, aga ajalis-ruumiliselt koordineeritud süsteem, kuidas me lõpuks välja kujuneme. Et kiiresti tekitatakse piisavas hulgas rakke, ehk siis plastomeere, toimub lõigustumine, siis see lõigustuv embrüo implanteerub emakasse, siis mingi hetk edasi tekitatakse lootelehed, toimub gastrulatsioon, lootelehtede baasil tekivad koed, organid, organsüsteemid ja lõpuks me saame sellise miniatuurse ufot meenutava inimese, kes on siis loode ja loode jätkab edasi kasvamist, erinevate organsüsteemide peenseadistamist, tuunimist. Toimub selline traumaatiline sünnitusprotsess, sellele järgneb sünnijärgne areng, ehk siis areng ei peatu. Jõuame puberteedini, saame suuküpseks, siis on mõnda aega sihuke trillala-trullala elu ja siis järgneb suhteliselt kiiresti juba tegelikult vananemise protsessi. Ja arengubioloogia tegelikult küsib kõikides eluetappides keerulisi küsimusi ja otsib siis vastuseid. Ehk siis arengubioloogia kätkeb kogu seda elutsüklit. Kui me vaatame lihtsalt, hüppame tagasi selle sügoodi juurde, siis sügoot maailma suurimal, ütleme maismaa imetajal, kelleks on savanni elevant ja maailma väikseimal imetajal, kelleks on kääbus ripskarilik. Ja sügoot on praktiliselt samade mõõtmetega. Aga nüüd mõelge, milline tohutu müsteerium on siin taga, et sellest ühest sügoodist, mis on sisuliselt nii-öelda jutumärkides ainurakne, tekib järgnevate jagunemist, liikumist, adhesiooni, interaktsioonide teel ja nii edasi. Lõpuks selline elevanti meenutab elevandi tunnustega loom versus siis ripskarilik. Ja tõepoolest, kui me vaatame mõningaid lihtsamaid organisme, nagu näiteks elegantne nematood või mullas elav ussikene, kellel on kõik rakud üle loetud, erinevalt näiteks inimesest, kus on enam-vähem tuletuslikult, kui palju meil rakke on, siis juba siin elegantsis on väga mitmeid erinevaid rakutüüpe ja subtüüpe. Ja võtame natuke komplekssema mudeli nagu inimene, juba ainuüksi inimese peaajus circa 100 miljardit neuronit ja väga mitmeid erinevaid subtüüpe. Ehk siis tohutu selline keerukas süsteem on vaja välja kujundada arengu käigus. Ja nüüd arengubioloogia, siis ütleme, vaatame sellist varast näiteks embryogeneesi, siis me näeme, et samaaegselt või väikseajalise nihkega sõltuvalt siis kontekstist toimub terve rida suuri olulisi rakulisi protsesse. Rakkude jagunemine, sellele vastandlik protsess, rakkude surm ehk apoptoos, mis aitab siis kujundada meie organismi näiteks kuju, kasvu ja nii edasi. Rakkude spetsialiseerumine, algsest sellisest totipotentsest sügoodist, järjest spetsialiseerumise toel jõuame lõpliku diferentseerunud rakutüübini. Siis rakkude interaktsioonid üksteisega, teda ümbritseva keskkonna ekstratsellulaarse maatriksiga, läbi siis füüsiliste kontaktide või siis läbi induktiivsete signaalide aitavad neil rakkudel aru saada, kus nad on, miks nad on, mis neist saab ja nii edasi. Rakkude migratsioon punktist A punkti B, kõige lihtsam selline ettekujutus, eriti just varases arengus rakud peavad jõudma oma õigetesse sihtmärkpiirkondadesse. Rakkude kuju muutus pidevalt, rakud muudavad oma kuju epiteelist mesenküümiks, mesenküümist epiteeliks. Morfogenees, selline tohutult kompleksne protsess, mille käigus kõik need eelpool nimetatud võivad siis kaasa mängida, mille käigus siis moodustab meie näiteks organite organismi kuju. Lihtsatest kahedimensionaalsest struktuuridest tekitatakse kolmedimensionaalsed komplekssed struktuurid. Nüüd arengus tuleb teha väga mitmeid erinevaid olulisi otsuseid. Moel või teisel need otsused on siis kas siis suunatud või öeldud rakkudele, kuidas nad peavad otsustama, aga need otsused on äärmiselt elutähtsad. Ma panin siia mõningad näited, ka siin selles raamatus te võite leida erinevaid selliseid
protsesse, mille käigus kas siis embro või mingid rakud peavad otsustama, mis neist saab. No näiteks kõige esimene otsus plastotsüstis, ütleme varases plastotsüstis on see, kas minna trofoblasti rakuks või sisemiselt rakkude massiks või siis kehatelgede arengus, et kuhu tuleb pea, kuhu tuleb saba, kuhu tuleb vasakpool, parempool, kõht, selg ja edasi. Või siis ka näiteks siin närvisüsteemi arengus, et kas minna tüvirakuks või minna neuroniks. Kõik need protsessid tegelikult kätkevad endast tohutult keerulist molekulaarset ja rakkulist masinavärki, mis siis aitab lõpuks seda otsust teha. Ja kui otsustad valesti, valel ajal või ütleme, oled vales piirkond, mis iganes, siis võivad tulemused olla drastilised. Et on küll olemas teatud plastilisus, aga kui miskit hakkab kiiva kiskuma, siis võib see viia drastiliste tagajärgedeni. Nüüd teemad, mida siin selles rakubioloogia õpikus siis ma olen nagu käsitlenud, kuna arengubioloogia, nagu te nägite, oli tohutult suur ja lai, siis ma keskendusin mõningatele olulistele: gametogenees, sidurakkude areng, viljastumise õigustamine, gastrulatsioon, organogenees, soodeterminatsioon ja postembrionaalne areng. Ja kõikidest nendest lihtsalt koukisin välja mõningad olulised aspektid läbi näidete selgitada, millised rakulised mehhanismid nendes arenguprotsessides aset leiavad. Ja kõik nad on siis väga suurel määral siis illustreeritud erinevate joonistega, mille enamus autoriks on Katrin Ruisu, ka arengubioloogia taustaga. Nii et selgitavad väga hästi selle keerulise teksti olemust. Nüüd mõni sõna ka terminoloogiast, mille otsa ma põrkusin seda arengubioloogia osa kirjutades. No mõningate terminitega on lihtne, nagu plastula, mis on, eks ole, põisloode, neurula, aju torulane, amnion vesikest, regeneratsioon, taasteke ja nii edasi. Et selliste keerulistele terminitele on ilus eestikeelne vasta olemas, miks mitte kasutada. Siis on terve rida termineid, mis moel või teisel erinevates peatükkides korduvalt läbi käivad. Et lõpuks lugejal tekib tegelikult arusaam, mida see tegelikult terminitest kujutab. No näiteks diferentseerumine, apoptoos, proliferatsioon, adhesioon, meioos, mitoos, ekstratsellulaarne maatriks ja nii edasi. Et seda aitab siis, kui lugeja on jõudnud esimesest leheküljest viimaseni, siis ta tegelikult lõpuks jagab matsu, et mida need terminite taga tegelikult peisus on. Aga siis on niisugused keerulisemad terminid. Ma panin siia ühe niisuguse abstraktse lause: pregastrulatsiooni etappi embroanterioorset visceraalse endotermi induktsioon ja migratsioon on reguleeritud ekstraembronaalse ektotermi parakliinse signalisatsiooni poolt. Et kui see keskkooli õpilane või esimese kursuse tudeng seda loeb, siis tal võivad tekkida niisugused suitsidaalsed mõtted võib-olla, et see on äärmiselt keeruline ja mõistetamatu tekst. Aga kui see nüüd ilusti eesti keelde panna, siis ta tuleb midagi sellist. Karikloote eelse arengujärgu idulase eesmise sisuse poolse siselehe vastastik mõju ja liikumine on korraldatud loote välise välislehe kõrval eritusliku signalisatsiooni kohta, ma ei oska ühtegi head terminit, poolt. Ja tegelikult see lause on samamoodi mõttetu. Ehk siis väga ei kasutata neid selliseid eestindatud variante ja tuleb leida siis mingi kompromiss. Ja siis siin selles arengubioloogilises tekstis, kuna termineid on tohutult palju, siis ongi selline kompromiss leitud. Ma loodan, et enam-vähem loetavaks muutus see tekst koos selgitavate jooniste ja siis mõningate definitsioonide lahti seletamisega. Et tuleb niimoodi balansseerida, mis on nagu mõistlik, mis ei ole. Ja lõpuks siis ma tahaksin võtta kokku oma selle kiire esitluse sellise üleskutsega, et hakake kõik kiiresti lugema, nagu teevad siin kaks sellist meie Eesti suurkuju, Friedrich Reinhold Kreutzwald ja Karl Robert Jakobson, kes mõlemad on mingitel andmetel panustanud sõna rakk juurutamisse eesti keelde. Rahvakeelses väljenduses rakk on omal ajal tähendanud siis kuse või sapipõit või kalade ujupõit või kärjekannu või väikest puuämbrit. Aga päris täpselt ei tea keegi, kus see rakk siis on tulnud, aga kõige suurem
osutus on siis Karl Robert Jakobsoni teatud teosele, kus seda rakku siis on mainitud. Vot sellega ma lõpetaksin ja soovin teile kõigile mõnusat raamatuelamust. Kohe üles õige raamatu õigest kohast. Nii, aitäh sulle. Jah. Võt heaks. Aitäh. See võib mõnele üle jõu käivaks osutuda. Nüüd, aitäh Tambet. Tambet andis natuke aimu nendest kõhklustest ja otsustest ja kahtlustest, mida me kõik tegelikult nende tekstide autoritena tundsime. Kogu see terminoloogia asi, kogu see mida võtta, mida jätta, sest kui me oled eluaeg teemaga tegelenud, siis on nii palju asju, mida tahaks rääkida, aga Tambet väga hästi nagu illustreeris neid näiteid. Ma vahepeal küsin, kas härra Jaanus Eensalu on jõudnud meie hulka? Jaanus Eensalu ei ole jõudnud, aga siis me oleme täiesti õiges kohas selleks, et kutsuda ükshaaval ette kõik need tekstide autorid, nii et te neid näete, saate neile plaksutada tänulikult ja me anname nendele ka siis raamatu üle. Sule, hakkame peale. Esimene on Tiina Alamäe, aga Tiina kahjuks ütles, et ta ei tule ega nagu lõpus vahepeal. Tiina on meie aga Tiina tegi väga väärb töö ja Tiina oli just meie kolleegidest, kes kui mõtlesid peale, et kuule oled väike raamat, kirjutab ära ja mitu lehekülge. Nüüd olime kirjutatud ja lõpuks kirjutas kohe ära. Tema oli esimene, kelle me kätte saime. Järgmine mees on Andres Karen, aga kuna Andres tuleb, siis ma rakkud ka mis saanud. Aga täiesti räägime, võtame Joachim. Nii, Aini Einar kirjutas meile, Ainile meid anda, aga Eeva tuleb. Edasi tuleb Indrek. Hiljem Kadri Saare. Kalle Isand. Kuidas teine poolt on hea, teine poolt on käis. Nii. Siis on Arno. Ei Arno. Ei. Loeme sa kokku kirjutada. Aitäh. Marto Predemägi. Ei ole endiselt. Siis on Olga. Olga tuli. Ta teab. Ma võin üle. No jah. Aga sinu ma kutsume ette veel. Jah. On minu paremtes. Nii, lähme edasi Taarja. Selle lõõga. Aga võtad kaasa. Selline.
okei, tuleme. Ma ütlen püssi. Siis piima, meetri lubed. Tänud. Meile. Aavo Valdur. Ja ma tahan veel see, et me kirjutas ka meie raamatus, et siia lõppu metoodika, kuidas raamat on vaadata. Seda ei ole. Ma hakkasin otsima meie eesti keeles ei tea, kuidas raamat on vaadata. Seda pole õpetanud. Sa ütlesid, et see raamat on Tomski teevad raamat. Nüüd ei saa siis süvahuune. Raudne. Ma tahan seda juba see kokku teha. Voodise koht. Käed padagi. Kambed, käed padagi. Ära tule rohkem rääkida. Nii, siis kui keegi palub erivaidlustada tulla meie kohta, siis Eesti vahet. Sündoskeetist, nagu sündoskeetist üks juttu ma enne on lugenud, teistel ära kirjutas. Ma nagu siin väga sündoskeetist. Terve saada. Eemalt kirjeldasid, et ta oli immunoloogia osa juba läbi. Jaanus Vene, käis. Ago Riik. Aitäh. Samu Simi, annan Saamu juurde. Saamu ütles eileks, et tundub, et me oleme. Rein Sigur. Räägid toetajad, et selle juures see on üks super. Nii et Martin koos tegite, te näitasite ka, sai väga. Artjam, see näib. Nii tulemus oli hea. Teile säälik, teile. Ole teile.
Nii et veel raamatut ma olen ka läbi. Nii, aga nüüd tulevad, ei olnud jah, ja nüüd tulevad meie. Ma tahtsin vahele nii palju öelda, et nagu te näete, 31 inimest kokku saada ühte ajapunkti ja ruumipunkti ei ole võimalik. Ja nii on see kogu aeg käinudki. Tegelikult mul oli selline mõte, et ma tahtsin sinna taha kaanele panna pildi, kus saaks kõik 31 autorit läheks üle Vanemuise tänava, Vanemuise teatrimaja poolt Vanemuise õppehoone poole üle tee. Kes teab, see teab. See oleks tsitaat ühele rakubioloogia Albertsi õpikule ühe esimestest väljaannetes, kus nad läksid niimoodi üle tee, need autorid, mis oli omakorda tsitaat tegelikult Beatlesite plaadile Abbey Road. Aga kuna ma ei saanud seda 31 inimest kokku, siis kahjuks see Abbey Roadi plaadi viidatud viide jäi ära. Et kõik inimesed on väga tegevad, on välismaal, teevad kõiki asju, aga seda enam me hindame seda, et me saime nende töö siia raamatusse kokku. Aga nüüd me läheme tänusõnadega sponsorite juurde. Ja alustame muidugi Tartu Ülikoolist. Tartu Ülikool, kes meid väga toetas. Mari, sina oled nüüd Tartu Ülikool. Ja järgmine on meil kindlasti valdkond, loodustehnoloogia teadus valdkond. Ja loomulikult meie oma kogu instituut, rakubioloogia instituut, Maia. Aga nagu juba öeldud, on veel üks instituut veel, on Genoomika instituut, Mait. Mait on siin, ei ole. Ära läks. No inimestel on palju tegemist, aga küll see raamat jõuab Maiduni, kindlasti. Ja nüüd me oleme sponsorite juures Icosageen. Icosageen, Mart on loomulikult välismaal ära, aga tõepoolest tore, oluline tugi. Ma ütleksin, et ainuüksi Mardi toest läks kaane hind, iga raamatu kaane hind läks 10 eurot väiksemaks. Nii, Solis biotüün, oled. Just, aga ega me kõiki rahanumbrid üle ei loe. Siin vähemalt. Ja kas Toomas on meil? Kvantum. No nii, aga küll Toomas saab. Palju toredaid inimesi. Nüüd on meil paar inimest palunud sõna, et ma kutsuks siia ette kõigepealt meie direktori, professor Maia Kivisaare, palun. Tere kõigile ja täna on tõepoolest selline eriline päev ja eks ta on eriline meile kõigile, kes me siin oleme ja on eriline ka meie instituudile. Kui ma loin Google'isse sisse sõna rakubioloogia, no siis kõigepealt tuli Wikipedia, mis on rakubioloogia, siis tuli ka molekulaar- ja rakubioloogia instituut ja edasi juba ka see rakubioloogia õpik, nii et kõik need kolm on omavahel tegelikult väga tihedalt seotud.
Need 31 autorit, keda siin täna mainiti ja ka paljud teised, kelle pilte, fotosid on sellesse raamatusse pandud, on ka väga paljud just meie molekulaar- ja rakubioloogia töötajad või endised töötajad. Lisaks loomulikult ka väga paljud teised väljapoolt meie instituuti. Siin on täna juba räägitud sellest, kuidas seda raamatut on tehtud, on avatud mõningaid peatükke, aga kindlasti, mis siit kõige rohkem nagu kõlama jääb ja mis on tõesti äärmiselt oluline, on see, et kui me tahame, siis on võimalik teha koostööd ja see koostöö annab tõesti sellise suurepärase tulemuse, nagu see tänane rakubioloogia õpik, mis on väga kaalukas õpik, nii kätte võttes ja tõstes kui ka oma sisult ja tal on kindlasti väga-väga palju rakendusi lisaks sellele, et ta on kõrgkooliõpik ka kooliõpilastele, kooliõpetajatele, kes tahavad rohkem sügavuti minna sellesse valdkonda. Ja kindlasti on ka edaspidi, ma arvan, et ülikoolis tudengeid lihtsam motiveerida selle raamatu abil õppima. Siin on tõesti imelised pildid, et võib öelda, et kaua tehtud kaunikene, et räägiti siin 30 aastast, kus see mõte hakkas idanema ja viimased 11 aastat on tegeldud sellega üha aktiivsemalt. Kui see raamat lahti teha, siis need on hämmastava kvaliteediga need fotod ja peaks nagu ütlema tõesti seda, et see koostöö on olnud suurepärane. Vaevalt, et see koostöö oleks toiminud nii hästi, kui ei oleks olnud ka selliseid suurepäraseid koordinaatoreid nagu Sulev ja Toivo, kes hoidsid siin kogu aeg kätt pulsil, et see asi toimuks, et saaksid valmis need peatükid ja Sulev ja valvsa pilgu all ka veel, et need joonised oleksid korrektselt tehtud, need fotod, see pikslite arv oleks just täpselt selline nagu vaja. Vaadates seda raamatutrükki, tõesti see trüki kvaliteet näeb ka veel lisaks kõigele suurepärane välja. Nii et ega ma siin pikemalt ei hakkakski enda poolt midagi lisama. On tore, et täna on tulnud nii palju inimesi siia kokku ja on tore, et see raamat sai valmis ja kindlasti tänane õhtu saab olema ka väga meeldiv kõigile. Soovin teile kõike head ja toredat õhtut. Aitäh, Maia. Aavo ütles, kui ta raamatu kätte sai, et see on hea selleks õhtu jutu raamatuks voodisse. Tegelikult on siin saalis päris mitu inimest, kes on selle raamatu kaanest kaaneni läbi lugenud. Mina olen seda 2 korda lugenud, Sulev on rohkem lugenud kui mina. Ikkagi esimene kord, kui ma selle raamatu kätte sain, ma tegin lahti ja vaatasin, kirjaviga on ikka sees seal. Aga siis kolleeg Kadri Asmer, kes on neid kunstiraamatuid mitu välja andnud, ütles, et kuule, et kui raamatus ei ole ühtegi kirjaviga sees, siis ei ole see inimese kirjutatud. Ja see lohutas mind kõvasti. Aga lisaks meile on tegelikult veel Tartu Ülikooli kirjastuse inimesed, kellele me oleme tõesti ääretult tänulikud. Ma ei kujuta ette, millist vaeva see pidi pakkuma, et kogu seda teksti ja vahepeal ikka suhteliselt keerulist teksti läbi käia, neid vigasid leida, toimetada, neid lauseid toimetada, aga see kõik suur töö on teie tehtud. Aitäh ja ma palun siia kirjastuse peatoimetaja Ivo Voldi. Palun. Aitäh ja tere kõigile ja ma ütlen algatuseks ära, et mina ei ole loodusteadlane. Mina olen filoloog erialalt ja klassikaline filoloog ehk antiigiuurija. Ja seda suurem üllatus ja rõõm oli see, kui ma esimest korda õpiku avasin enne korrektuuri siis ja enne vaatab vastu plautuse tsitaat ladina keeles. Ja täiesti ilma tõlketa ka, ehk siis autorid loomulikult eeldasid, et intelligentne inimene saab aru, mida mõeldud on siis tsitaadiga ka. Nii et siin ma igaks juhuks siis nüüd täpsustan, päris täpselt tähendab see siis, et mitte keegi ei tea üksinda piisavalt. Piisavalt. Aga põhimõtteliselt on see siis jah, selline tähendus sellel. Ja mina kirjastusest veel Ülle Ergma
ja kirjastuse küljendaja Kairi Kullassepp, kes on mõlemad täna ka siin, on tegelikult need, kes on siis kas üleni või suures osas selle raamatu, ma võib-olla ei ütleks, et päris läbi lugenud alati, aga läbi vaadanud. Ja Kairi, kes tegi küljendust, on muidugi vaadanud nagu piksel haaval mõnda asja seal, eks ole, et päris mitu korda ja mitu kuud ja päris kaua sellega tegelenud. Meie Üllega olime siis selline viimane korrektuur aste, ehk siis alati on anda hea 3. silmale või 4. või 8., mida mitu seda raamatut lõpuks luges. Ja eks see ikka läks niimoodi, et seekord ei ole palju parem, see on 800, niimoodi need asjad liikusid. Et jaa, filoloog, kuidas filoloog loeb siis sellist raamatut? Aru ei saa, eks ole, kõikidest asjadest ei peagi aru saama, ei olegi eeldatud, et sa saad aru täpselt, aga sa saad aru, kas lause on mõttekas. Et sa saad aru, et kas lause tuleb lausena kokku. Ja nagu siin täna olid ka head näited, et isegi võib-olla ei eeldatagi, et mõnda lauset oleks nii lihtne mõista, samad eestikeelsed terminid, võõrkeelsed terminid ja nii edasi. Ma tahaksin kõige rohkem tänu avaldada Sulev Kuusele. Et ma olen ka täiesti veendunud, et ühe sellise suure õpiku tegemise juures, et see asi laabuks, on vaja sellist hingega asja juures olevat koordinaatorit. Ma ei taha öelda, Toivo, et sina ei olnud hingega asja juures, aga lihtsalt selle igapäevase nagu sellise praktilise töö puhul oli Sulev see, kes seda sõrme pulsil hoidis ja eriti viimased, ma ei tea, 2-3 nädalat võib-olla sellest protsessist, kus asi oli nagu juba valmis, aga ei olnud veel nii valmis, et saaks öelda trükikojale jah, siis me vahetasime Suleviga öösel siin veel kirju 2:30, ma vaatasin, oli kirja tulnud, et ööd, parandasin joonise ära, et kas on veel parandusi. Et see lõpufaas oli tõesti väga-väga selline pingeline, aga ma loodan, et peale selle ühe vea, mida sa leidsid, Toivo, et seal ei ole rohkem kui 5 olulist kirjaviga, et siis oleksime me enam-vähem selles statistilises kohas. Siis ma tahaksin veel öelda seda, et Tartu Ülikooli kirjastus on küll palju suuri õpikuid avaldanud viimase 10 aasta jooksul, või mina olen seal 11 aastat nüüd olnud, et aga sellist trükiversioonis nii mahukat Eesti autorite õpikut ei ole seni veel ilmunud. Et meil on küll olemas e-versioonis siis ka väga mahukas viroloogia õpik, mille saba on tulemas, aga minu teada Eesti autorite nii mahukat õpikut ei ole seni ilmunud, et see on igati pidi saavutus, mille üle võib uhke olla. Siis terminoloogia osas ma tahtsin ka veel öelda, et siin terminoloogiast oli küll ka mitu korda juttu, aga et kuna jällegi mina olen filoloog, siis et ka viimasel hetkel selgus mingisuguseid selliseid kohti veel, et ma saatsin jällegi Sulevile ja Toivale kirja, et teil on siin raamatus ühtepidi ja teistpidi, otsustage ära, kummat pidi te teete mingit asja. Ja siis oli aus vastus mõlema poolt, et me kasutame mõlemat pidi. Et ei ole nagu, et kui me hakkame praegu ühtlustama, siis meil tuleb uus tüli. Ja parem on vältida tüli sellistes kohtades. Ja mina siis hingasin sügavalt sisse ja otsustasin, et väga hea. See tähendab, et eriala areneb veel, et on võimalik veel vaielda terminoloogia üle ja on võimalik teha ja minna veel paremini selles osas. Nii et suur tänu selle suure ja hea koostöö eest. Ma tahtsin veel öelda müügmise osas, et võib-olla kõik ei tea, et Tartu Ülikooli kirjastusel on oma füüsiline kauplus. Et see on Lossi tänav 3 õppehoone, seal on väike uksekene, kus saab minna sisse ja valik on ilusasti väljas riiulite peal, kaasa arvatud see õpik. Ja Tartu Ülikooli kirjastusel on ka oma veebipood, kus saate kas siis tulla ise järele või tellida endale pakki automaati raamatut. Nii et kui siin näidati seda pilti poest, siis minugi poolest võite poest ka osta, aga poes on 65 €. Ülikooli kirjastus on 45. Nii et suur tänu ja uue koostööni. Aitäh! Nii, ma küsin veel vahel, ega meil Haridus- ja Teadusministeeriumist ei ole kedagi kohal. Haridus- ja Teadusministeeriumist ei ole kohal kedagi. Nimelt, nagu ma seal ühe esimestest slaididest näitasin, on ka nemad väga suured toetajad meil olnud ja tegelikult selle variandi panigi käima just see emakeelsete õpikute programm, mille jaoks me taotlesime 2013 raha, 2014 selle raha saime ja see on ääretult tänuväärne programm.
ma ei tea, kas sa Ivo äkki tead, mitu raamatut neil on juba selles programmis ilmunud. Kunagi tükk aega tagasi oli 34, ja ma kujutan ette, praegu on oluliselt suurem. 450 eestikeelse õpiku vahel on see programm Eestisse toonud. See on minu arust märkimisväärne saavutus. Ma alati olen imestanud seda, kui Eesti Vabariigis 2 sõja vahel, kui palju Tartu Ülikooli õppejõud tegelikult suutsid eestikeelset kirjandust oma erialast välja anda, korralikke õpikuid, pakse teoseid. Ajad olid ju palju kitsamad, aega oli palju vähem, ei olnud 130 aastat mõelda, vaid aega oli palju vähem. Ja see, et Eestis on saadud käima, see on paljude inimeste tubli töö seal, aga see veel kord Haridus- ja Teadusministeeriumile siit olgu ka öeldud aitäh. Nüüd on sõna palunud meie hea kolleeg Joel Starkov, professor, doktor, ja nagu öeldud, arstid on pardal, mida vanemaks saad, seda rohkem arste peabki kaasa võtma, eks ole. Palun, Joel. Aitäh! Tegelikult ma sattusin siia endalegi üsna ootamatult ja meil on niisugune mälumängulaadne klubi, Sulev ka seal osaleb ja tema siis kangesti kutsus. Vaatame, mälumängu klubis me võistleme Suleviga selles küsimuses, kumb teab vähem vastuseid erialastele küsimustele ja ma ei jõua ära imestada, et Sulev, küsitakse lilledest ja liblikatest, Sulev kunagi ühtegi vastust ei tea. Nüüd ma saan aru, ta on baasi juures veel, ta on rakkude juures veel, ta on fundamentaalse tegevuse juures ja see on äärmiselt muljetavaldav. Toivot ma tean ka muidugi peaaegu terve elu, kogu koroona ja sestap on mul siin tõeline aukartust äratav tunne olla, et head sõbrad, head kolleegid, see on väga muljetavaldav, mis te olete korda saatnud. Pealisehitis on alati ju nii tugev kui tema vundament. Meie arstiteaduskond, meie kliinikum, meie kliiniline praktika on nii tugev, kui on see vundament, mida teie siin rajate. Ja ilmselgelt see on üks märkimisväärne kaalukas tükk sinna vundamenti, mis aastateks jääb nii teie üliõpilastele, aga ka arstiteaduskonna kliinilise meditsiini teadlastele raamatuks ja oleme uhked, kiidame teie meeskonda, oleme uhked teie instituudi üle, oleme uhked ülikooli üle. Tänu teile. Nii, nagu ikka, kui me Suleviga planeerime, siis me oleme enam-vähem ajakavas ka jällegi hästi tehtud. Nüüd ma küsin, kas on ilmtingimata keegi, kes veel tahaks sõna võtta? Ei ole üldse kohustuslik. Jaak, palun. Aga palun. Jaakikas, palju õnne koostajatele, autoritele. Üks tõsine maamärk on nüüd Eesti teadushariduse maastikul paika pandud. Aga mulle tõi see hoopis ühe vana loo meelde. Kuskil 90ndate teises pooles toimus siinsamas Tartus üks Faare-programmi, mis tegeles materjaliteaduse ja geenitehnoloogia õppekavade arendamisega, steering committee koosolek. Seal oli mitmeid inimesi kadunud, Endel Lippmaa ja Richard Willems ja võib-olla, ma ei tea, kas siin saalis olijatest keegi oli seal, eks ole. Keegi tegi ettekande ka, äkki oli see Mart Ustab, aga ma ei ole kindel. Ja sellest ettekandest jookseb läbi, mina kuulan, räägitakse mingist vektorist. Vektorist räägitakse. Ja jumal hoidku, mina füüsikuna ju tean, mis asi see vektor on, eks ole. Aga lõpuks vastu küsisin, et kuulge, et millest te siin räägite, et see nagu ei ole see päris õige vektor. No siis mulle selgitati, mis asi see bioloogide vektor on. Ja koosoleku lõpus Lippmaa resümeeris, et selle koosoleku põhiprodukt oli siis see, et Kikas sai teada, mis asi see vektor on. Nii,
aga nüüd, et ma teist korda samasse ämbrisse ei astuks, siis ma kavatsen selle raamatu osta ja seda lugeda. Aitäh teile. No nii, terminoloogia või mõistete üle diskussiooni me siin ei ava. Ma arvan, et seda on mõistlik teha pärast esimest klaasi veini, sest ma meenutan alati ikka tuntud ütlust, et kaks teadlast on pigem nõus jagama teineteise hambaharja kui teineteise terminit. Ja selle tõttu, kui teil on 31 autorit ja te tahate kõik terminoloogia ühtlustada, nagu Ivo ütles, et põld on veel pooleli, siis kindlasti te lõpetate hästi suure tüliga. Ja teisest küljest, ma olin ikka ütelnud, et kui mina räägin pangest ja sina räägid ämbrist, siis me ju tegelikult saame aru, millest me räägime, mis me ikka tülitseme. Aga ma ei ole üldse ütelnud, et mõistete arendamine ebaoluline oleks, üldse mitte. Veel kord, tänan teid kõiki, et meie suurele seltskonnale ja paljudele inimestele sellist tähelepanu pöörasite, et te täna siia tulite. Nüüd võtame klaasi veini. Kes soovib, me Suleviga kirjutame midagi sinna raamatusse sisse ja tundke ennast palun hästi. Aitäh!